Psüühika varjukülje teadvustamine ja valgustamine. Varjukülg on see osa inimese psüühikast, mis on ebameeldiv, tõrjutud, ignoreeritud, eitatud. See on see osa, mida me ei taha endale tunnistada. Varjuküljes on kõik ebameeldivad tunded, emotsioonid, läbielamised, hirmud, ihad, fetišid, kõik see tume aspekt, mis inimese sees peidus võib olla. Sellest väga palju ei räägita ühiskonnas ja ühiskond pigem õpetab meid oma varju alla suruma, seda eitama. Ja kui me järjepidevalt oma varju alla surume, siis see hakkab välja tulema nendes hetkedes hästi jõuliselt, kus ta tegelikult välja tulema ei peaks. Ehk siis inimene muutub väga haavatavaks, sest ta ei seisa silmitsi oma varjudega, ta ei võta ennast vastu sellisena, nagu ta tegelikult on. Varjuküljega on väga tähtis teha tööd, sest varjuküljes peitub väga suur osa inimese potentsiaalist. Varjuküljega inimene kohtub oma elus kõige rohkem nendes hetkedes, mis teda ärritavad, sest seal toimub varju aktiveerumine. Ja ma toon nüüd mõne näite, kuidas varjus peitub potentsiaal. Näiteks kui sind ärritavad inimesed, kes on aeglased, loivavad ringi, jäävad igal pool kogu aeg ette, siis sinu potentsiaal on sügav mõõtmatu rahu ja aktsepteerimine. Kui sind ärritavad inimesed, kes karjuvad kõva häälega, on sellised hästi jõulised, domineerivad, suruvad oma tahet peale, siis sinu varjus peitub äratamist vajav sõdalane, kes tahaks tegelikult ennast kehtestada. Sinu potentsiaal on ennast kehtestada, seada piire ja väljendada oma tõde. Varjuküljega töö tegemiseks ma soovitan pidada varjupäevikut. See on sarnane egopäevikule, aga natuke teistmoodi. Sinu ülesanne on panna kirja iga päev kõik need hetked, kus sa ärritud. Ja panedki selle situatsiooni kirja, mille peale sa ärritusid, mis seda aktiveeris ja mis sind tegelikult puudutas. Võib-olla sind ärritavad näiteks kassid. Aga siis lähed sügavamale. Mis nende kasside juures sind ärritab? No näiteks see, et võõrad kassid tulevad sinu õuele. Okei, aga mis selle juures ärritab? No see, et nende omanikud ei võta vastutust nende eest. Nii. Ja sealt tulebki see potentsiaal. Võib-olla on mingi koht, kus sa ei võta iseenda eest vastutust või oma elus millegi eest vastutust. Pane kirja kõik, mis sind ärritab ja sinna teisele poole potentsiaal, varjupotentsiaal. Ilusat varju avastamist!